Tere, mu armas, mina olen Jana ja te olete kanalil Must ja Valge. Ja väga tere tulemast kõigile. Aitäh, et te olete siin, et te vajutasite sellele videole. Mul on jälle mingisugune voog toimumas praegu ja ma lihtsalt peangi ütlema tegelikult seda, et kui ma tulen kaamera ette, siis mul ei ole väga palju ettevalmistust tegelikult. Ma ei tee nagu uurimistööd, et võib-olla tulevikus ma võiks seda rohkem teha, aga jah, praeguse staadiumiga ma ei tee, ma usaldan oma voogu või kanaldust või niisugust infovoogu nii, nagu ta tuleb ja ma usaldan seda, et see, mida ma räägin või see temaatika, mida ma puudutan, on just praegusele minu kollektiivile praegu võib-olla vajalik, võib-olla on huvitav ja sellepärast ka julgelt näidake oma huvi, pange like ja subscribe'ige ja kuidas te soovite nagu toetada või üleüldse lihtsalt, kui te isegi ei kuula seda videot, et te võite selle like'i ikkagi nagu ära panna, et lihtsalt algoritmi pärast, et praegu võiks hakata nagu asju liigutama rohkem. Et jõuaks see info nagu siis rohkemate inimestele, kes tegelikult ka päriselt vajavad neid. Et inimesed, kes näiteks tegelevad eneseväljendusega või sellega julgusega näiteks, tahavad leida endas julgust ka võib-olla rääkida ja väljendada ja olla vahetult kaamera ees. Ja ma olengi nagu aru saanud, et ma olen ju üle aasta nüüd, ma olen eestikeelseid videosid teinud aasta aega nüüd. Enne seda tegin ka veits, aga nüüd olen Eesti kanalit nagu teinud aasta aega. Ja ma ju tegin niimoodi, et mul ei ole juuksed tehtud, mul ei ole meiki tehtud, ma olin täiesti vahetult niimoodi ilma ilma töötluseta niimoodi kaamera ees ja ükskõik, kuidas ma ennast tunnen või siis kohe, kui mingisugune puhang oli või inspiratsioonipuhang või oli hea tunne, isegi siis, kui ma olin täiega haige nagu, siis ma istusin kohe kaamera ette ja lihtsalt jagada seda infovoogu, mis oli tegelikult olemas selleks. Ja algoritmile on ka see väga hea tegelikult süstemaatiliselt ja järjepidevalt tegelikult nagu jagada ükskõik mida nagu, et ta oleks lihtsalt nagu mingisuguseski algoritmis ja toimiks nagu. Et võib-olla alateadlikult tegin seda ka, aga siis ka see, et ennast harjutada, olla kogu aeg olemas ja nähtaval nagu inimeste jaoks, kes on huvitatud sellisest nagu vahetust jagamisest või niisugust nagu seda ma usaldan sellist nagu külgetõmbeseadust, et kui sulle näiteks asjad, hääled, visuaal ja see kõik see informatsioon meeldib, siis tegelikult see ongi see, mis toetab sind praegu ja see juhatab sind mingisugusele sagedusele, mis aitab sul ikkagi iseendaga kokku saada, see on minu eesmärk. Minu eesmärk ongi siis sulle rääkida seda, mis aitab sul endasse vaadata mingisugused punktid läbi ja julgelt võid avaldada oma arvamust, julgelt võid küsida asju, millest ma võiksin teha rohkem, näiteks mingisugust temaatikat, mulle väga meeldiks see. Kui hakkaks suhtlemine sinuga pihta, et sa ei pea kuskil kulisside taga olema, et sa võid täitsa niimoodi välja tulla ja öelda, et niimoodi on ja võidki kritiseerida, võidki öelda ja nii nagu sinul on vaja seda öelda, et ma proovin mitte hinnata seda, mitte reageerida sellele väga negatiivselt, et see on YouTube, see on virtuaalne suhtlemine, virtuaalne selline alateadvus meil, kollektiivne alateadvus, et seda ei peaks üldse kunagi tegelikult väga tõsiselt nagu võtma. Et mina ju tegelen ka sellega, et mul kõik info, mida ma saan või mida ma jagan, võtan kohe nagu selle isikliku kogemuse sealt nagu ära, et päris elu on ikka täitsa teine asi ju. Päris elus me elame, vaata, mina töötan ka väga selle nimel, et maandada ennast ja olla selles igavuses ja rutiinis ja distsipliinis, et see on minu jaoks väga oluline. Oluline praegusel ajal on ka puhastamine, oma organismi puhastamine, sellega tegelen juba päris pikka aega.
mida vähem pahna sisse süüa, mida vähem informatsiooni sisse ajada, et seda kergem ja parem on olla ja organism tegelikult terveneb ka, mida kergem ja vähem aineid me sisse sööme, nagu sellest ma sain aru. Ja praegu tegelen siis suhkruga see on minu jaoks väga raske suhkrust ära öelda, aga nagu tervis juba ütleb niimoodi, et kuule, et nüüd on vaja suhkrut vähendada nagu konkreetselt. Piimatooted on juba ammu väljas ja lihatooted on ka juba ammu väljas, et väga-väga harva mingisugune isu kuskilt tuleb, et siis ma võtan seda, aga et mul ei ole nagu seda, et nüüd ei tohi seda, nüüd ei tohi seda. Et toitumine on väga oluline, see osa, mis aitab mul olla nagu selles motivatsioonis kogu aeg, olla siin olemas, vaata, et ma ei põgeneks ära sinu eest enda mingisugustesse raskustesse. Mul ei ole kerge aeg praegu. Mul ei ole üldse kerge aeg. Et ma pean hakkama suuri muudatusi tegema ja nii edasi ja liigutama ennast ja otsima mingisuguseid variante ja ega see reaalsus ei ole üldse lihtne nagu praegu. Et siis peab hakkama usaldama, on ju. Nii, mis mind siis nagu rääkima täna pani, oligi täna see rääkimine, vaata. Et tahtsingi võib-olla siis mainida erakuid, kes on valinud minna sisemisele teekonnale. Seal on erinevaid põhjuseid. Kas siis on mingisugune valu pärast minnakse erakusse, on ju, solvumise pärast. Ma loodan, et mitte solvumise pärast sa ei lähe erakusse, et solvumise tunnet sa peaksid kindlasti siis transmuteerima endas, et sa ei oleks ikkagi väga solvunud inimestesse, on ju, et sa isegi kui sa tunned nagu enda sees seda solvumise tunnet oma vanemate osas või oma sõprade või oma sugulaste osas või töökaaslaste osas, siis tegelikult see energia ei peaks ainus olema, mis sind tõmbab või tirib sellesse üksindusse või sellesse isolatsiooni, et seda peaksid kindlasti transmuteerima ja välja rääkima tegelikult kellelegi. Kui sul näiteks on raske rääkida, on ju, väga valus on, väga palju emotsioone on, väga palju nagu tahaks nagu nutta isegi asjade pärast või niimoodi, aga siis peabki siis otsima endale kellegi, kellega saab nutta. Üks asi, mida ma saan välja pakkuda, esiteks võid minuga alati rääkida, on ju. Ma räägin seda lihtsalt sellepärast ka, et sa pead aru saama, et sa võid minu juurde alati ka tulla. Teine asi on see, et sa võid kirikusse minna. Seal on preestrid, seal on pastorid, kes on selle tööga tegelikult, kes on olemas inimeste jaoks ja kelle kohustus on jätta kõik privaatseks. Sellepärast nad ongi pastorid, nad on pühendunud sellele tööle, et olla olemas inimestele, kellel on väga rasked ajad. Ja kui sul on väga raske aeg ja midagi väga hullu on juhtunud sinu elus ja sa ei ole suutnud kellelegi midagi rääkida, siis mine kirikusse. Ma soovitan sul seda teha, otsida pastor, preester ja rääkida. Seal kirikutes on ka olemas sellised vanemad naised. Ma soovitan ikkagi pastori ja preestri juurde minna, et teised inimesed, kes ei ole selles töös, nad ei ole ennast pühendanud. Nad ei ole ennast pühendanud sellele positsioonile, on ju, ja seda ei saa usaldada. Sellepärast, et seal, kui inimesed ei ole pühendanud, siis neil ei ole vastutust vaimses maailmas ja keegi ei vaata neid. Kui preester, preestrinna ja pastor on pühendanud ennast teenimaks inimesi, siis tal on vastutus Jumala eest otsene. Ja kui tema läheb üle piiri, siis ta saab vastu nägu kohe. Seal ei ole nagu vahet. Vahet pole, mida keegi usub, vahet pole, mida sa räägid. Kui ta sulle valetab või ta räägib sinu saladusi edasi, või ta räägib sinust ja hakkab analüüsima sinust, siis ta saab vastu nägu. Seda sa saad kindlasti nagu, sa pead aru saama sellest, et seal vaimses maailmas on reeglid ja preestrid ja siis psühholoogid ja psühhiaatrid on samamoodi.
kui nemad räägivad välja sinu saladusi, sinu tervisest, arutavad sind isegi kaudselt, siis nad saavad vastunägu. Nagu see ei ole naljaasi. Kui inimene on raskuses ja on väga hull koorem on selja taga ja ta tuleb ja valab oma südame välja ja räägitakse seda edasi. See ei jää kunagi nii-öelda siis karmaatiliselt tasumata. Et seda võid kindlasti aru saada, et see on see, kui sul on näiteks küsimus, mingisugune probleem usaldusega, et tegelikult ka ja isegi kui sa räägid oma sõbrale või parimale sõbrale midagi ja nemad räägivad edasi, kui nemad teavad, et sina oled neid usaldanud ja rääkinud privaatseid asju kellelegi ja nad räägivad edasi seda suvalt, lihtsalt arutavad, ma ei tea mida, siis see ei jää kunagi nagu nii-öelda siis karistamata. Seal on konkreetsed karistused sellel. Et see on üks asi, mida sa võid hakata usaldama. Nii, kui sa oled veel erakus ja sul on see üksinduse tunne raskuse tundega koos ühendatud. Kas siis solvumine, pettumus, usaldamatus üleüldse ühiskonna osas, üleüldse nagu selle elu osas, enda osas usaldamatus on ju. Et siis sa pead hakkama usaldama oma instinkti. Et kui sa oled ühenduses kõige kõrgemaga, Jumalaga, Jeesusega, inglitega või teiste jumalustega või sa oled budist või niimoodi, isegi kui sa oled budist, see kontakt teiste inimestega on tegelikult ülioluline. Kui seda ei ole, siis inimese nagu kogemus või selline seal on juba sellised kemikaalid, mis on nagu puudu ja nad võivad aju kahjustada lihtsalt sellepärast, et sul ei ole ühendust teiste inimestega. Kui sul ei ole ühendust teiste inimestega, siis tegelikult neurotransmitterid või siuksed nagu asjad võivad nagu katkeda ja sa võid lihtsalt rumalaks jääda. Sul ei teki enam mitte mingit nagu kaastunnet, sa ei näe mitte mingit kaastunnet, et seda võiks uurida, sa võid uurida, kuidas mõjub tegelikult see, kui sul ei ole ühendust inimestega ümbert ringi nagu. Et kui hobuseid ka vaadata, hobused on ka ju karjaloomad, herd, on ju, neil on kari ja nemad suhtlevad omavahel, nemad suhtlevad instinktidega ja nendel on väga vaja karja, kas või 2 hobust, nad saavad juba väga hästi hakkama. Ja kui nad on üksinda, ega ta väga kaua ei ela, ta on kurb, selles mõttes, et stagnatsioon, ta on väga niidi, ta vajab väga palju mingit kontakti inimesega, kes tuleb näiteks väljaspoolt või toidab teda. Et väljaspoolt võib arvata küll, et ta on tore ja armas ja nii edasi, aga hobusele ei sobi üksinda elamine. Ja inimestele ka tegelikult ei sobi. Et kui sa oled näiteks kaua olnud üksinda või niimoodi oma ette olnud, et mingi aeg sa pead ikkagi leidma selle usalduse enda sees, et sa leiad oma inimesed. Sa leiad oma inimesed, kes mõistavad sind ja tahavad sinuga kontakti saada. Et jällegi seal, kui sa oled erakus, siis sa tead väga hästi, et on kannatlikkust vaja, on ju. Ja oled nii kaua kannatlik, kuni sa saad valmis, kuni sa saad puhtaks, kuni sinu teemad saab puhtaks ja tugevaks. Kui sa tunned seda tugevust enda sees, on ju. Kui sa tunned enda sees, et sa oled nüüd puhtaks saanud, siis usalda seda, et nüüd hakkab külgetõmbeseadus sinu elus toimuma ja tulevad täpselt õiged inimesed. Aga enne seda tulevad inimesed sinu ellu, kes testivad sinu piire, ehk siis ruum ja siis see süsteem tegelikult tahab näha, mis tasemel sa oled. Meie enda sees võime olla tugevad ja toimetada enda nagu oma võimetega ja oma mõtetega ja oma mentaalne tervis võib olla väga hea enda sees, on ju.
aga väline süsteem hakkab sind testima, küsima, mida sa tahad, millised inimesed sa tahad, mis on sinu jaoks oluline. Kui sul näiteks midagi trigerdab kellegi teise inimese juures, sa ei pea hakkama seda lappima või muutma või ütlema inimesele, oi, mulle see ei meeldi, oi, ära räägi mulle seda, mul on valus seda kuulda. Ei, selles mõttes, et sa ei pea mitte midagi inimestele ütlema, kui sulle midagi ei meeldi. Sa võid lihtsalt ümber pöörata ja öelda enda sees, et ei, selliste inimestega ma ei taha suhelda. Näiteks sõltuvused ja elustiil juba ütleb tegelikult ära, milliste inimestega sa tahad suhelda ja mitte. Et see üksinduse või selline eraldatuse periood tegelikult muudab sind nii palju ja kui asjad hakkavad liikuma ümberringi sinu elus, siis sa tegelikult hakkad nägema, kui palju sa oled muutunud. Kas siis aastaga, 2, 5, 10 aastaga, et see muutus on juba nii palju, et sa ei pea hakkama nagu kartma või siis mõtlema nagu niimoodi, et oi, nüüd tulevad sellised inimesed, kes olid 10 aastat tagasi olid inimesed, vaata. Ei, nüüd on kõik tegelikult muutunud ja eraku teadmine nagu selles mõttes erak teab seda, et kõik on tegelikult muutunud, aga väliselt ei ole midagi muutunud, vaata. Et seda ma väga hästi tean. Et praktikad, kui näiteks keegi tuleb sinu ellu ja hakkab sind tirima kuskile sellise kohta, kus sa hakkad mingi loiuks muutuma või tahad minna halbadesse harjumustesse või midagi. Ei, sa ei pea minema sellega kaasa. Sa võid endale väga konkreetselt öelda, et ei, ma töötasin nüüd endaga nii palju, et ma ei taha minna sinna tagasi, vaata. Et pigem nagu aru saadagi seda, et inimesed peavad sinu tasemele tulema ja vastama sinu standarditele, kui nad tahavad sinu elus olla või olla sinuga koos, et see on hästi oluline. Et üks asi veel, mis mul tuli üles, oli see, et vaata, tänapäeval räägitakse nendest nartsissistidest ja siis nendest empaatidest, et see on nagu kuidagi nagu ütleks kuidagi nii must ja valge nagu, et nartsissistid ja nüüd on need halvad ja nüüd on need, kõik on halvasti nendega ja need on nagu mingid teemonid seal. Igatahes ei, ma ütleks niimoodi, et nartsissistid on ainsad, kellest me võiksime tegelikult õppida, kuidas suhelda inimestega. Et muidugi seal on varjupooli nendel ja nad krutivad üle seda isekust, aga isekust tegelikult me võiksime rohkem praktiseerida. Ma räägin just nendele inimestele, kes on hästi head olnud kõikidega, on ju. Ja kes on tahtnud aidata kõiki teisi ja nii edasi ja tegelikult iseenda vajadusi ei ole tähele pannud, on ju. Sihuke ohvrimeelsus on ja valguse lastel või tähelastel või täheinimestel, indigotel on selline kalduvus olla teiste jaoks olemas ja ohverdada iseenda heaolu teiste nimel. Seda ei pea tegema. Pigem nagu hakatagi mõtlema seda, et inimesed peavad hakkama sinu järgi nüüd tantsima nagu. Et mitte nagu ja see koht nagu see koht, et kus sa nagu hakkad seda ümber pöörama ja aru saama, et võtta, et ma ei peagi muutuma teiste pärast. Ma muudan nii, nagu mul on hea. Siis tegelikult see hakkab muutuma päriselt ja hakkab lainetama nendesse kohtadesse, mis on valmis seda energiat vastu võtma, mida sina enda sees transmuteerisid, vaata. Üks koht on hästi õrn selles kohas, kus sa pead hakkama austama iseennast, armastama iseennast ja valideerima iseennast. Põhimõtteliselt on niimoodi, et kui sa oled näiteks kunagi ümmardanud kedagi, austanud kedagi ja kellegi alluvuses olnud või nagu öelnud, oi, sa oled nii võimas ja nii ülendav inimene, et nüüd võid pöörata väga vabalt selle energia iseenda poole, et võttagi see säramine iseendasse, et sina säradki ja sina oledki ise enesekindel. Ja tegelikult sellega sa aitad inimesi palju rohkem individuaalsusesse. Individuaalsus on uues ajastus väga oluline.
individuaalsusega me võime luua oma elu, mida me tegelikult väärime. Ja teadmine sellest, mida me tahame, kuidas me tahame ja kuidas me ei taha ja milliseid asju me ei taha, see peab olema ka väga selge nagu iseenda jaoks. Ja siis ka muutumine ja nii edasi ja siis see muutused on ka palju kergemad vastu võtma, kui sa tead täpselt, kes sa oled, mida sa tahad ja mida sa ei taha. Et vahet pole, mida teised inimesed räägivad või mida nad on kunagi rääkinud või kuidas nad näevad sind või nii edasi. Sina lihtsalt paned täiega üle, vaata. Paned lihtsalt täiega nagu buldooseriga läbi, vaata. Et see enesekindlus on hästi oluline. Just rääkimise osas ka ja sellepärast vaata, kui sa hakkad rääkima ja jagama enda mingisugusteid saladusi inimestele või pastoritele, see avab sind. See paneb su energia niimoodi voolama, et järsku on nagu mingi oh my god, nüüd on uus etapp, vaata. Mina ei hinda seda perioodi, kui sina oled leidnud ennast üksinduses või siis sellises nagu saladuste kohas iseendas. Mina ei hinda seda, see ei ole midagi halba selles, et see on ka väga vajalik osa. Vahet pole, kui kaua see on kestnud, et see ei ole midagi nagu halba selles, et sa oled nüüd hoidnud enda teada midagi. Aga lihtsalt, kui sa räägid või väljendad seda, ükskõik kuidas sa väljendad, on ju. Mõnikord ei pea rääkima. Mõnikord ei pea rääkima, siis võid üles kirjutada, panna raamatusse, muuta see teema või see kogemus niimoodi ära, et keegi võib-olla ei saa aru sellest isegi, on ju. Kirjutad loo sellest laulu, luuletuse. Seda on ka muidugi tehtud, et panna see loomingusse. Et kindlasti sa ei pea nagu aru saama seda, et ma nüüd ütlen, et nüüd sa pead välja rääkima oma saladused. Ei, mõnikord on ühiskond või siis kogukond sellises kohas, kes ei ole üldse ei ole valmis tegelikult vastu võtma sinu siseelu. Ja ei peagi vastu võtma. On ju. Okei, aga praegu vist see voog saigi otsa. Kui sul on ideid või arvamusi selle osas, palun kirjuta. Ma lihtsalt ütlengi seda, et ma ei tee mitte mingisuguseid ettevalmistusi sellest, ma lihtsalt jagan seda kanali voogu praeguses hetkes. Võib-olla homme on mul juba lisainformatsiooni selle kohta. Et ja ikka kaarte veel laon. 30 minutit on 33 €. Palun broneeri omale aeg mustjavalgesessioon@gmail.com. Ootan sinu kirja ja ka sessioonile võid tulla, mis on siis pikem nagu lahti arutamine sinu olukorrast. Et kui sul on küsimused näiteks paigas, mille kohta sa tahad informatsiooni või arutada, anna lihtsalt teada. Ja mõtle endale päev välja, millal sa oled valmis küsima ja rääkima või kirjuta ka mustjavalgesessioon@gmail.com. Aitäh sulle, et sa olid siin. Ilusat päeva sulle.